Tahame kõik, et meie tervis oleks korras. Et me saaksime endaga ise hakkama, aga vajadusel abi ja tuge nii meie lähedaste kui enda haiguse korral. Et me oskaks haigusi ennetada. Et meie lähikondlased ja vajadusel meie ise tuleksime tulevikus endaga toime. See tähendab patsiendikeskset tervishoidu ja suhtumist. Siiani ei ole meie tervishoius ühtegi regulatsiooni, mis sunniks süsteemi patsiendikesksemaks muutma. Ühiskond aga ootab hoiaku muutumist ja suhtumise muutumist juba ammu. Eesti Õdede Liidu ja Eesti Ämmaemandate Ühingu eestvedamisel valminud Eesti õenduse ja ämmaemanduse strateegia aastateks 2011–2020 kannab pealkirja 8 sammu inimese tervise heaks. See strateegia suunab esmakordselt Eesti tervishoius fookuse patsiendile. Ja see dokument on läbinisti üles ehitatud patsiendi ja perekeskset suhtumist arvestades. Eesti eriarstiabi on väga jõudsalt arenenud viimastel aastakümnetel ja on tulnud juurde uusi võimalusi ja uusi oskusi. Aga arstiabi on muutunud üha teenusekesksemaks, üha asutuse kesksemaks. Ja kui inimene peab valima nende vahel, on segaduses, kus ja kuidas, siis ei pruugi see abi temale jaoks olla ei mõistetav ega parim võimalikest. Eestis räägitakse üha rohkem sellest, et inimestel peaks olema valikuvabadus, õigus valida arst ja arstiabi saamise kohta. Aga mina küll ei usu, et haige inimene tahab valida ja kõikides võimalikes nendes valikutes veel kaheldes suudab teha õigeid otsuseid. Me oleme ikka ehitanud üles tervisesüsteemi, kus inimesed otsivad abi, kaasa arvatud ka seda, kust seda saab parimal viisil ja kes seda siis oskavad paremini teha kui arstid ja õed, kes teda ümbritsevad. Aga seda peab andma mitte teenuse kaupa, vaid seda, nagu inimene seda vajab. Sel kuul, järgmine kuul, ühes seisundis, teises seisundis. See võiks olla see patsiendikeskne lähenemine, vaadates patsiendi liikumist tema haiguse paranemise või mitte paranemise teel ja siis sinna juurde tuues neid abiliike, mida inimene võib vajada. Et abi oleks patsiendile parim, peavad kaasas käima lugupidav suhtumine ja head omavahelised suhted kogu meeskonnaga, kes inimese eest hoolitseb. Ja kahtlemata lisaks arstioskustele on siin just oluline õe roll, kes oma professionaalse pädevuse ja empaatia ja mõistmisega aitab inimesel hakkama saada nende probleemidega, mida haigus või selle ravi on talle tekitanud, seletada seda olukorda temale ja tema lähedastele ja aidata siis, et sellega kaasa, et ravi muutuks rohkem patsiendikesksemaks, aitaks inimest tervikuna. Mida spetsialiseeritumaks muutub arstiabi, seda vähem on tegelikult arstidele oskusi ja teadmisi lahendada neid probleeme, mis patsiendil tegelikult tema haigusest või sellest ravist tekitavad. Ja ei ole paremat abilist kui õenduse erinevad komponendid, mis aitavad inimest tema toimetulekut orienteeruda, kuhu abi järele minna, hakkama saada kahe arsti vahel sel perioodil, toetada teda tema hädas, aidata toime tulla haigusest tingitud uute katsumustega.
Seni teenuste ja asutuse põhisest arstiabi korraldusest ja rahastamisest võiks ja peaks liikuma rohkem patsiendikesksele korraldusele ja rahastamisele, kus inimese terviklik tervis ja tema hoolitsemine tema hea käekäigu käes oleks olulisem kui see, kas ta ühe või teise teenuse sai, kas ta ühe või teise arsti juures käis või mitte. Eesti riigi suurimaid väljakutseid on vananev ja vähenev elanikkond. Praegu on meil koduõendusabi kättesaadavus ebaühtlane ning iseseisev statsionaarne õendusabi on vajalikul määral välja arendamata. Tervishoiuasutuste ebapiisava koostöö tõttu ei ole tervishoiuteenus patsiendi jaoks veel järjepidev. Patsient võib sattuda infosulgu või peab ta järgmisesse tervishoiuasutusse liikudes alustama taas nullist. Teenuste järjepidevust takistavad muuhulgas õendus- ja ämmaemandusabi dokumenteerimise ebaühtlus. Samuti probleemid teabe vahetamisega erinevate tervishoiuasutuste vahel. Tagajärgedega tegelemise asemel tuleb suuremat tähelepanu pöörata tervise säilitamisele ja inimeste terviseteadlikkuse tõstmisele. Emade terviseteadlikkusel on otsene mõju laste tervisele, mis omakorda on vundamendiks hilisemale tervisele täiskasvanu eas. Tuleb suurendada õdede ja ämmaemandate iseseisvate teenuste osakaalu, mis tagab patsiendi jaoks teenuste parema kättesaadavuse. Elanikkonna vananemist arvestades peab tõstma eakatele suunatud tervishoiuteenuste mahtu ja rahastamist. Oluline eesmärk tervishoius on tagada õendus- ja ämmaemandusabi teenused piisavas mahus. Uute teenuste kavandamisel tuleb arvestada ühiskonna uuenenud vajadustega ning suuremat tähelepanu tuleb pöörata inimeste tervisekäitumise nõustamisele. Meil on natukene probleeme Eestis sellega, et justkui jaotatakse tervishoius abi niisuguseks eriti kõrgetasemeliseks eriarstide abiks ja siis on natukene vähem madalama tasemega abi on üldarsti abi ja siis kusagil tulevad õed ja ämmaemandad ja kõik teised. Tegelik pilt uues olukorras muutub, igalühel on oma väga oluline roll ja see vastutuse suurenemine saab tulla kätte kindlasti muuhulgas ka sellega õdede ja ämmaemandate jaoks, et suudetakse sellele inimesele, aga ka ühiskonnale ja oma partneritele laiemalt tõestada. Tõestada läbi kvaliteedi mõõtmise, et nii ongi. See abi, mida inimene saab oma kodu lähedal või ka siis, kui ta pöördub oma perearsti keskusesse, aga tahab natukene pikemalt oma murest rääkida, et siis on tal olemas see õde või ka oma raseduse käigus ämmaemand, kes aitab inimesel saada tervishoiusüsteemilt tuge. Täna on kuulda kartust, et kui me hakkame
mõõtma oma tegevust ja siis sellest ka teistele teada andma, et mis siis saab, kui kõik ei olegi nii hästi. Mina usun, et enamasti on hästi ja seda tuleb näidata ja see lõppkokkuvõttes veenab ka ühiskonda, et kui me tahame saada väga head ja kvaliteetset tervishoidu, sealhulgas abi õdedelt ja ämmaemandatelt, siis võib-olla tõesti oleme nõus sinna ka raha juurde panema. Seniks, kuni jutt on ühepoolne, et kõik on hästi kehvasti, aga raha oleks vaja juurde, on väga keeruline seda teistele siis selgeks teha. Täna Eestis kvaliteeti eraldi väärtustatakse vähe. Meil räägitakse kuluefektiivsusest ja optimeerides kulusid miinimumini ja öeldes, et meil on vähe raha, jääb väga vähe ruumi tegeleda kvaliteediga. Tervishoid muutub palju ja muutub kiiresti. Kõige suurem muutus on see, et ta liigub lähemale inimesele. See ei tähenda seda, et abi jääb inimesest kaugele ja kindlasti ei tähenda see seda, et abi tuleb seostada ainult mõistega arstiabi. Et üks oluline muutus, mis selle käigus toimub, on õdede ja ämmaemandate rolli oluline suurenemine. Nemad on inimesele lähemal kui enamus teisi tervishoiutöötajaid. Mida see muutus toob kaasa, on kindlasti vastutuse suurenemine õdede ja ämmaemandate jaoks. Miks see võiks nii olla, et õed ja ämmaemandad käivad kvaliteedi mõõtmisega Eesti tervishoiusüsteemis teistest ees? Kui niisugune kvaliteedi väärtustamine, selle nimel töö tegemine ja siis tõesti ka selle oma töö tulemuste tõestamine iseendale, kolleegidele ja inimestele õnnestub, siis usun mina, et ühiskonnal ei ole mingisugust probleemi panustada ja omalt poolt anda siis ka raha selle väga ja hea kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks. See vastutuse suurenemine ühelt poolt on paratamatus, aga see, mida ise teadlikult saab teha ja mida minu arusaamise kohaselt ka see strateegia taotleb, on kiirendada seda, teha seda kvaliteetsemalt. Nüüd arusaamine, et meil on erineva tasemega abi, mida siis jagatakse seal eriarstiabi ja üldarstiabi ja õendusabi vahel ja kuidagimoodi pannakse nad hierarhiasse. Selle mõtteviisi muutuseks on oluline, et kõiki neid abisid, millel on igal ühel oma roll, mõõdetakse. Mõõdetakse kvaliteeti ja tulemuslikkust nii selle patsiendi ohutuse tähenduses, aga ka selles tähenduses, et kas patsient on rahul, ega ta karda, kas tal on rahuldus sellest abist, mida ta tervishoiusüsteemist on saanud. Õdedel ja ämmaemandatel oma strateegias kvaliteeditaotlusi ellu viies on hästi oluline, et neil oleks tegelikult olemas partnerid. Ja üks partner selleks on ka riik, olgu siis Haigekassa või Sotsiaalministeeriumi näol. Usutavasti see tahe ja selge siht kvaliteediga tegeleda leiab just nimelt sellist väärilist toetust ja väärtustamist ka nende poolt, kellest sõltub, et need asjad saaks ellu viidud.
Miks õendusteaduslikud uurimustööd hetkel igapäevapraktikas ei kajastu? Sellel on mitmeid põhjusi, kuid üks on kindlasti suunava ja koordineeriva keskuse puudumine. Keskuse olemasolu tagaks ühtlase arengu nii tervishoiuasutustes kui õppeasutustes. Praegu on uute teadussaavutuste praktikasse rakendamine õdede enda õlul. Lugedes artikleid ja pidades sealt midagi väärtuslikuks, siis seega praktikasse rakendada. Kuid tegelikult selline süsteem ei toimi. Meil on hädasti vaja õendusarenduskeskust, mis koordineeriks ja vastutaks selle eest, et uudsed tulemused jõuaksid nii õdedeni kui ämmaemandateni. Praegu nõuavad õigusaktid küll kogu õendustegevuse dokumenteerimist, kuid õdede enda dokumenteerimise oskus on hetkel puudulik. Paljud õed ise on tänaseni kinni jäänud, juba nüüdseks ajalukku läinud arstiabilise mudelisse. Õendusteadus on iseseisev distsipliin, mis eristub arstiteadusest eelkõige oma inimkeskse ja sotsiaalse suunitluse poolest. Kaasaegne õendus on protsess kindlate etappidega, mis peavad olema dokumentatsioonis kajastatud. Nii on võimalik kindlaks teha, kuidas õde patsiendiga töötas. Meil seisab ees suur ülesanne panna kõik Eesti õed ja ämmaemandad ennast väärtustama ja tajuma oma olulist rolli Eesti tänapäeva tervishoius. See annab neile palju rohkem võimalusi, aga lisab ka palju rohkem vastutust. Nii teadussaavutuste rakendamiseks kui dokumenteerimisoskuse parandamiseks on vajalik Eesti õdesid ja ämmaemandaid koolitada ja võimestada, et nad oskaksid näha oma uut rolli Eesti tervishoiusüsteemis ja oleksid motiveeritud seda täitma. Kaheksa sammu astuvad õed ja ämmaemandad. Üks tee sina ise. Selle sammu ulatus sõltub sinu vastutuse suurusest. Ilma sinu abita ei ole võimalik neid 8 sammu astuda. Sinu 9. samm on meie rahva tervise jaoks
ülimalt oluline.